6. märtsi valimisvõitluste veidrustele. Tänane esimene teema on rahvalik ehk siis peibutuspardid, aga need ei ole niisama kodused peijari ja pulmaisad. Seekord vaatame otsa Euroopast pärit peibutuspartidele. Rahvakeeli öeldes peetakse peibutuspartideks inimesi, kes valimistel peibutavad lihtsameelseid inimesi nende poolt hääletama. Nõndanimetatud partidele antud hääled lähevad aga partei nimekirjades hoopis teistele tegelastele. Need kasutatakse edaspidi parlamendis hääletamisel nagu kummitempleid. Just nii kirjuti meie viimast Riigikogu koosseisu. Kuis tahaks olla ma rikas, kuis tahaks võimule saada. Ka 6. märtsil Riigikogu valimistel paterdavad valimisnimekirjades peibutuspardid. Kui eetiline on eurosaadikul Riigikokku kandideerida Riigikogu valimistel? Minu arvates ei ole see üldse eetika küsimus, sest tegelikult kui sa oled poliitik ja kui sul on natuke rohkem võib-olla öelda ka Eestis poliitikas sekka kui nii mõnelgi nendel teisel kandideerijal, siis ma arvan, lausa meie kohustus on tulla, osaleda selles debatis. Ma ei hakkagi valetama ja ütlema, et kahtlemata ma siiski, kui mind ka valituks osutun, et siis tegelikult ma jään Europarlamenti tööle oma ametiaja lõpuni, aga ma annan oma panuse sellesse kampaania huvitavusse. Aga ega Vilja pole üksi. Niinimetatud petukaupa teevad teisedki eurosaadikud. Reformierakonnast on pardi funktsioonis Kristiina Ojuland. Kuulete katkendit Kuku raadio saatest Tegelikkuse keskus. Saatejuht on Juku-Kalle Raid. Üks külalistest on Artur Talvik ja teine Kristiina Ojuland. Eurosaadik Ojuland põhjendab oma kandideerimist 6. märtsil Riigikogu valimistel. Ma teadsin, et see kriitika tuleb, ega see ei tule mulle uudisena. Loomulikult ma teadsin, et mind hakatakse pardiks sõimama. Ma olen sellega arvestanud, aga ma teen seda ka sellepärast, et Ida-Virumaal tõesti nii ütelda nendel siis valgetel jõududel, kui tahate aidata ikkagi saada rohkem hääli. Aga kuritegu minu arust on see, et sa tõmbad sisse selliseid halle tüüpe, kellest me mitte midagi ei tea, kelle pärast meie poliitika ongi täpselt selline, nagu ta on. Kelle pärast on vohamas selline provintslus. Aga sõbrad, kas teil on midagi selle vastu, kui Reformierakond saaks rohkem hääli Ida-Virumaal? Vaata nüüd, see on kuradi demagoog. Sotsiaaldemokraatide seas on peibutuspart eurosaadik Ivari Padar. Ka temal tundub õigust üle jäävat. Kui sa ütled väga selgelt välja, miks sa kandideerid, sellepärast, et oma hääle või oma kuvandiga toetada siis oma neid samaseid võitluskaaslasi, siis on nagu selge, et mingist petukaubast juttu ei saa olla. Aga kõik eurosaadikud ei ole seda meelt. Tunne Kelam näiteks ei kandideeri 6. märtsi Riigikogu valimistel. Ja minu jaoks on väga isiklik otsus ja see seostub, ma ütleksin, poliitika põhiküsimusega, mis on usaldus ja väärikus. Sest olles kaua olnud poliitikas ja näinud mõningaid häid eeskujusid ka Euroopas, nende sõnum on, et kõige tähtsam on usaldus. Et inimene ei tõmble, et ta ei võta osa poliitilisest showst ja teiseks on küsimus ka kodanike väärikuses, valijate väärikuses, sest kui inimene kandideerib oma näoga kõik võimalikel juhtudel, siis tekib küsimus, et mida ta üldse tahab või mida ta üldse teeb. Ja valijatel on raske orienteeruda, me kuidagi suhtume halvaks panevalt nendesse. Et jah, ta peab parteile hääli tooma ja on kena, kui ta nägu näitab, aga see pole tegelikult aus või mitte päris aus. Mida ütleb kõige selle peale teadlikum valija? Meie president Ilves on öelnud, et on 2 sorti kandidaate. Ühed, kes soovivad meiega sõlmida lepingut ja teised, kes soovivad meiega teha tehingut. Aga halb on see, et on veel 3. sorti kandidaadid, kes kavatsevad neid lihtsalt tüssata, ehk nad ei kavatse oma kohustusi Riigikogus üldse täita. Ja ma tahaksin kohe rõhutada, et ma tunnen enamust Eesti Europarlamendi saadikuid, mõnda isegi 30 aastat, mõnda 20 aastat, on väga tublid inimesed ja seal nad teevad nii palju, kui mina olen jälginud, väga õiget tööd, aga nad ei kavatse ju üldse siia tullagi ja vot see on halb. Ja see on, selles mõttes on see valija petmine. Kui istungid toimuvad samal ajal,
Brüsselis ja siis Toompeal Riigikogus, siis on täiesti selge, et inimene ei saa olla korraga kahes kohas, ta ei saa füüsiliselt, ei ole võimalik tal seda tööd teha. Sa tead ju, et moonikkõik on pikka, 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 kui pardike on väike, kui pardike on väike. Sa tead ju, et moonikkõik on pikka, 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 kui pardike on väike, nii oli, on ja jää. Tõsi ta on. Eks ka Tunne Kelamile on erakonnakaaslased teinud tunnustava ettepaneku, et ehk tuleks ikka kandideerida ja erakonnale lihtsalt hääli tuua. Ma olen harjunud tegelikult alati või olen sattunud olukordadesse, kus ikka tuleb esimene olla. Keegi peab eeskuju näitama. Eks ka minul on oma erakonna poolt olnud positiivset survet, et jah, muidugi kasulik oleks kandideerida ja tuua hääli. Aga ma arvan, et me peame lõpuks jõudma selleni, et me teeme selget vahet, kuhu keegi läheb ja mida keegi teeb. Jumal, meil on neid parte ju vee peal võetud, nii et tapab.